Tere hommikut! Täna on esmaspäev, eelviimane märts ja oleme doktor Paul Claytoni raamatu lugemisega jõudnud üsna keskele, ma ütleksin. Eelmisel korral lugesime peatüki selle kohta, milliseid probleeme tekitab põletik raku tasandil. Ja see peatükk jäi pooleli, sest ta on päris pikk ja ma lubasin täna alustada sellega, et ütlen, mis faktid on siis statistikast teada selle kohta, mis rakukahjustusi põhjustab ja mis rakukahjustustega seondub. Olulised faktid. Vähk on ülemaailmselt surmapõhjuste hulgas teisel kohal. Ja teada on, et näiteks 2015. aastal oli siis vähk põhjuseks, miks 8,8 miljonit inimest surid. Uute vähijuhtumite arv arvatakse kasvavat vähemalt 70% võrra järgneva 2 aastakümne jooksul. Umbes kolmandik vähiga seotud surmadest on põhjustatud 5 erineva käitumise ja toitumisega seonduva riski poolt. Nende hulgas on kõrge kehamassiindeks, vähene puuviljade ja köögiviljade söömine, füüsilise aktiivsuse ja piisava liikumise puudumine, tubakas ja alkohol. Suitsetamine, tubaka kasutamine on kõige olulisem riskitegur, kui me vaatame vähipõhjuseid ja on seotud ka umbes 22% vähisurmadest. Vähi majanduslik mõju on märkimisväärne ja kasvav. 2010. aastal oli hinnanguliselt vähi aasta majanduslik kulu 1,16 miljardit USA dollarit. Kui me räägime ülekaalust, siis ülekaal suurendab mitmete erinevate vähiliikide riski, nende hulgas suuõõne, kurgu, seedekulgla, mao, pankrease, sapipõie, neerude, emaka ja rinnavähi riski. Viimast siis eriti postmenopausi eas naistel. Ja samamoodi ka soolevähi ja pärasoolevähi riski. Alates 1950. aastatest on vähi esinemissagedus teismeliste ja noorte täiskasvanute puhul kahekordistunud. Ja erinevate soolevähkide hulk on kasvanud 4 korda. Uurijad on arvestanud, et täiskasvanud, kes on sündinud umbes 1990. aastate paiku, on vähemalt 2-kordselt suuremas soolevähi riskis ja 4-kordselt suuremas pärasoolevähi riskis, kui võrrelda seda vanusegruppi nendega, kes sündisid umbes 1950. aastatel. Arvatakse, et 2030. aastaks 2-kordistub pärasoolevähi hulk alla 50-aastaste inimeste grupis. Need on siis kõik Maailma Terviseorganisatsiooni andmed. Ja doktor Paul Claytoni soovitus selle peatüki lõppu on see, et liigu regulaarselt, ära suitseta, võtsin telefoni helina maha, väldi alkoholi tarvitamist, jälgi, et sa ei oleks ülekaalus ja hoia kinni põletikuvastasest elustiilist ja toitumissoovitustest. Järgmine, peatükk 5. Kuidas on põletik seotud meeleoluhäiretega? Depressioon on hetkel number 1 haigus ülemaailmselt. Me teame, et 322 miljonit depressiooni juhtumit on diagnoositud, aga võime arvata, et depressiooni tegelik esinemissagedus on vähemalt 3 korda suurem, sest väga paljud depressiooni
all kannatavad inimesed ei jõua kunagi arsti ega ühegi vaimse tervise spetsialisti juurde. Ja me teame, et vähemalt 20% kasv on depressiooni juhtumites toimunud viimase 10 aasta jooksul. Et see on väga suur probleem, mis mõjutab ja kurnab paljusid inimesi ja häirib nende elu. Kui me lisame siia juurde veel stressi ja ärevuse, mida peetakse peaaegu normaalseks tänapäeva elu juurde käivaks nähtuseks, siis võime näha, et me oleme loonud õnnetu ja düsfunktsionaalse ühiskonna. On väga palju väliseid tegureid, mis võivad meid õnnetuks muuta ja ärevaks teha. Nende hulgas on suhtlemisvaegus, haigus, keerulised partnersuhted, halvad ülemused, korrumpeerunud ja valetavad poliitikud. Et väljapoole vaadates võid sa teha väga pika nimekirja. Aga need asjad on alati olnud. Seega, mis on siis muutunud, et meie depressioon ja ärevus nii plahvatuslikult on kasvanud? Me võime öelda, et meie toitumise muutumine, mis on meid üldiselt muutnud kroonilisele põletikule kättesaadavaks, on muutnud meid ka haavatavaks ajutööd kahjustava põletikuprotsessi suhtes. Kehas kulgev põletik ja eriti tugevalt ajus olev krooniline alalävine põletik on tugevalt seotud nii depressiooni kui ärevusega. Üks ulatuslik Taani uurimus, mida avaldas psühhiaatri ajakiri, kinnitab hüpoteesi, et meeleoluhäired nagu depressioon näiteks on otseselt seotud põletikuga meie kehas. Uurijad leidsid, et patsiendid, kellel oli autoimmuunhaigus, mille põhjuseks, nagu me täna teame, on samuti krooniline põletik kehas, neil oli 45% suurem tõenäosus, et kaasnes ka meeleoluhäire. Ja kui oli teada, et neil oli olnud ka varasemalt meeleoluhäireid, siis kui oli teada, et neil oli ka varasemalt olnud mingeid nakkushaigusi ja nende läbipõdemisi, siis kasvas meeleoluhäirete esinemissagedus ja tõenäosus isegi 62% peale. Vähemalt 1/3 inimestest, keda oli meeleoluhäire pärast haiglasse viidud, olid olnud haiglas varasemalt ka mingi tõsise infektsiooni tõttu. Et seega põletikulistel haigustel ja meeleoluhäiretel leiti olevat tugev seos. Kõige efektiivsemad põletikuvastased toimeained, mida me täna teame, on kalaõli ja polüfenoolid, mis töötavad kõige efektiivsemalt, kui neid kombineerida. Täpselt samamoodi on nad olemas rasvases kalas ja me saame neid vajalikke aineid kätte, kui me sööme piisavalt rasvast kala. Paljude heade teadlaste uuringud on korduvalt näidanud, et nendes riikides, kus tarvitatakse rohkem kala, esineb peaaegu kõiki erinevaid vaimse tervise häireid ja vägivaldseid kuritegusid oluliselt vähem võrreldes maadega, kus kala söömine, kala kasutamine on toidus väga madal. Erinev, kuid täiendav tõendite hulk koguneb ka safrani kohta. Safran on maitsetaim või vürts, mis vähendab põletikku väga konkreetsetes ajupiirkondades ja millel on ka väga tugev antidepressantne ehk siis masendust vähendav ja ärevust leevendav mõju. Siin ma lisan lihtsalt vahele,
kuna meil oli see arutelu. Me ei saa öelda, et safran on antidepressant, seda me ei tohi öelda. Ta ei asenda antidepressante, aga tal on meie ajule sarnane mõju, et ta vähendab siis depressiooni ilminguid ja ärevust. Neid mõjusid pandi esimest korda tähele umbes 1000 aastat tagasi Pärsia kuningriigis. Seda siis täheldas teadlane Ibn Sina, keda läänes tänapäeval tuntakse Avicenna nime all. Ja teadlaste grupp Lähis-Idast kontrollis Avicenna ideed safrani kohta ja leidis kinnitust, et safran võib olla sama võimsa mõjuga nagu Prozac. Prozac on üks ravimeid, mida Ameerikas kasutatakse. Aga safrani kasutamisel ei kaasne siis kõrvalnähtusid ega ohutusega seotud muresid. On leitud, et standardiseeritud ja kindla toimeaine sisaldusega safrani ekstrakt, seda nimetatakse afroniks, on efektiivne meeleolu madalseisu parandamisel nii täiskasvanute kui laste puhul. Ja hämmastaval kombel võib see mõju avalduda juba 2 tunni jooksul pärast esimese tableti võtmist. See kiirus on põhjendatav sellega, et safran töötab hoopis erinevat ja palju otsesemat teed kaudu ja mõjutab meie aju hoopis looduslikumal ja siis kiiremal viisil kui inimese loodud antidepressandid ja ravimid. Tänaseks päevaks on läbi viidud 16 erinevat kliinilist uuringut, mis kinnitavad safrani efektiivsust ja ohutust vaimse tervise toetamisel. Ehk siis, kui on probleeme meeleoluga, siis soovituseks on kasutada kalaõli ja polüfenoole ja lisada sellele safran. Liigese probleemid põletikuga seotult on umbes 200 tüüpi erinevat liigese ja tugisüsteemi või siis luustiku ja liigeste ja lihaste haigusseisundit, mida me saame jagada 7 suuremasse gruppi. Kõik need hädad hõlmavad teataval tasemel kroonilist põletikku, mis mõjutab siis osa meie liigesest või kogu meie liigest. Enamus nendest on ajas suureneva kahjustusega. Ehk siis liiges, mida see haigus või häda mõjutab, aja jooksul kahjustub aina enam, hoolimata sellest, et me seda ravime või püüame seda protsessi aeglustada ja aeg-ajalt sekkume isegi operatsiooniga ja asendame neid liigeseid, mis liigselt kuluvad. Me teame, et puusa ja põlveliigeste asendamine operatsiooni teel on protseduur, mida tehakse järjest rohkem. Ja siin me võime teha seoseid sellega, et inimesed on aina enam ülekaalus, mis tekitab liigestele suurema koormuse. Ja seos on ka sellega, et meie toitumine on muutunud kehvemaks, mis halvendab ainevahetust liigese kapslis ja seega ka liigese toitainete kättesaadavust ja liigeste siis nii-öelda töökindlust. Krooniline põletik, mis mõjutab meie liigeseid, on biokeemilisest ja rakutasandi vaatenurgast täpselt seesama, mis mõjutab meie südant ja veresooni või mis tahes kudet meie kehas. Ei ole üllatuseks, et see põletik on samamoodi seotud ja vastab hästi toitainete muutusele. Ehk kui me hakkame tarvitama põletikuvastaseid toite ja eriti nende hulgas oomega 3 ja polüfenoole, siis põletik leeveneb.
ehkki meil ei ole välja töötatud spetsiifilisi toitumisjuhiseid inimestele, kes kannatavad reumatoidartriidi käes, on uurijad leidnud, et juhul kui menüüs on rikkalikult oomega-3 rasvhappeid, antioksüdante ja fütokemikaale ehk siis taimseid toitaineid, mis toetavad keha jõuliste põletikuvastaste toitainetega, siis see on, mis muudab elu kergemaks. Need toidud on tavapärased Vahemere stiilis toitumise puhul, kus on palju kala, oliiviõli, puuvilju, köögivilju, pähkleid, seemneid ja kaunvilju. Seda vahemerelist toitumist on analüüsitud väikestes uuringutes ja vaadeldud selle mõju erinevatele sümptomitele, mis on seotud siis liigesehaigustega. Ja tulemusena on leitud, et kui toituda vahemereliselt, siis on valu väiksem, hommikune liigese jäikus on madalam ja paraneb ka üldine aktiivsus ja võime füüsiliseks liigutamiseks siis. Oomega-3 poolest rikkad külmaveekalakesed on leitud olevat kõige kasulikumad, nagu ka oliiviõli. Uurijad on leidnud, et polüfenoolid siis selles extra virgin oliiviõlis on väga kasulikud põletiku efekti vähendamisel ja liigeskapsli kahjustuse vähendamisel. Varasemad uuringud on näidanud, et oliiviõlis sisalduvad polüfenoolid pidurdavad põletikku tekitavate COX-1 ja COX-2 ensüümide talitust. Ja hiljem, ehk siis üsna hiljuti on leitud ka, et polüfenoolid oliiviõlist on võimelised pidurdama kudesid hävitavaid MMP ensüüme. Ehk siis olulised faktid liigese probleemide juurde. Artriidi esinemissagedus. Aastatel 2013 kuni 2015 oli hinnanguliselt 54,4 miljonit täiskasvanud Ameerikas ehk siis 22,7% aastas. Need, keda diagnoositi mingit sorti artriidi või siis põletikulise liigese probleemiga. Kõige levinum artriidi vorm on osteoartriit. Teised levinud artriidilaadsed seisundid on ka fibromüalgia ja reumatoidartriit. Ennustatav esinemissagedus. Aastaks 2040 on hinnanguliselt 78 miljonit ehk siis 26% täiskasvanutest Ameerikas vanuses 18 või vanemad. Tõenäoliselt arsti poolt artriidiga diagnoositud. Artriit on üks kõige levinumaid põhjuseid, mis tekitab piiranguid ja raskusi igapäevaelus. Ja artriit on olnud see nii-öelda juhtiv piirangute ja eluga toimetuleku halvendaja viimase 15 aasta jooksul Ameerikas. Soovitus järgi põletikuvastast elustiili ja toitumist. Punkt 7. Immuunprobleemid. Autoimmuunhaigused ja keha immuunsusega seotud probleemid on kasvamas 3–5% võrra igal aastal, kui statistikat vaatame. Ei ole üldist konsensust selles osas, mis põhjustab seda tõusu. Mõned usuvad, et siin mängivad oma rolli erinevad valitsuste ja agentuuride soovitused vältida päikesevalgust, mis tähendab seda, et suur osa inimestest kannatab regulaarselt D-vitamiini puuduse all. See võib olla üheks osas probleemiks, üheks osaks probleemist.
Samal ajal kui teised teadlased toovad esile näiteks hoopis raskemini jälitatavad asjad, nagu näiteks mikroosakesed titaandioksiidi, mida kasutatakse toidu, kosmeetika, ravimite valmistamisele, mis satuvad meie kehasse. Igal juhul olukord, kus meie enda immuunsüsteem ründab meie keha, tekib protsess, kus krooniline põletik hakkab hävitama kudesid meie kehas. Kui me suudame ümber korraldada oma elustiili nii, et ei lisandu täiendavaid põletikku tekitavaid faktoreid, vaid pigem hakkame elama ja toituma nii, et põletiku tase meie kehas väheneb, siis loogiliselt peaks olema võimalik leevendada põletikulisi protsesse piisavalt, isegi selle määrani, et meie immuunsüsteem rahuneks ja lõpetaks oma keha ründamise. Mina arstina ja varasemalt ise Gravesi haiguse käes kannatajana oskan omast kogemusest öelda, et tõepoolest nii see võib juhtuda, sest olen seda enda peal näinud ja kogenud. Viimase 2 põlvkonna vältel tundub, et on kasvanud ka erinevate allergiate ja toidutalumuste hulk, talumatuste hulk. Et viimase 10 aasta jooksul on need kahekordistunud ja see kahekordistumine on märgatav isegi viimase 30–50 aasta jooksul iga 10 aastaga. Ja selle põhjused on kokku võetud hügieenihüpoteesis. Me teame, et meie planeedil elasid erinevad pärmseened ja hallitusseened isegi varem, enne kui kõrgemad eluvormid välja arenesid. Pärmseened on alati kohal ja esinevad selles õhus, mida me hingame. Nad on kõikide toiduainete peal, mida me tarvitame. Ja see on ka põhjus, miks kõikidel kõrgemini arenenud eluvormidel, nii putukatel kui kaladel kui imetajatel, on immuunrakkudes 1 või mitu retseptorit, mis tunnevad ära pärmseente esinemise ja lubavad siis kehal ennast kaitsta pärmseene rünnaku eest. Üle aastatuhandete on imetajate immuunsüsteem arenenud nii, et ta on muutunud sõltuvaks pärmseenest ja selle esinemissagedusest selleks, et ise olla efektiivne. Ja kõige olulisemad sealjuures on 1,3 ja 1,6 beta-glükaanid, mis paiknevad pärmseente rakumembraanides ja toimivad siis kõige võimsamate immuunomodulaatoritena. Need 3 ja 6 beta-glükaanid on seotud aga erinevad 3 ja 4 beta-glükaanidest, mida leitakse näiteks ubades. Nendel ubades leiduvatel beta-glükaanidel on väga kasulik mõju meie soolestikus elavate bakterite populatsiooni kasvatamisel, ehk siis need toetavad meie mikrobiomi, aga 3 ja 4 beta-glükaanid ei ole otseselt seotud meie keha immuunfunktsiooniga. Aga 3 ja 6 beta-glükaanid, nagu täna teame, on otseselt siis autoimmuunsüsteemi modulaatoriteks. Nagu loomadel kehtib see ka inimeste puhul. Me oleme alati läbi ajaloo tarvitanud suure hulga 3 ja 6 beta-glükaane erinevates kääritatud, hapendatud toitudes, nagu näiteks leib ja alkohoolsed joogid. Ja samamoodi on neid aineühendeid leidunud siis juhuslikult ka paljudes teistes toitudes. Kuid 1950. aastal sõjajärgses maailmas toimusid mitmed muutused. Esimesed sünteetilised fungitsiidid ehk siis seenemürgid loodi
ja alustati põllumajanduses süsteemset keemilist sõda erinevate nii-öelda seennakkuste ja pärmseenenakkuste vastu teraviljadel. Samamoodi näiteks hakati õlle pruulimisel kasutama mikrofiltreerimise tehnikat, mis tähendab, et hakkasid kaduma beetaglükaanid ka õllest ja veinidest. Ja kuna me toitumine on muutunud, siis on muutunud ka meie elustiil ja me oleme hakanud palju vähem tarvitama selliseid hapendatud toite nagu leib või hapukapsas. Kui me võtame menüüst välja 3 ja 6 beetaglükaanid, siis meie adaptiivne ehk elu jooksul kujunev immuunsüsteem läheb tasakaalust välja ja ta muutub TH2 domineerivaks. See tähendab, et immuunsüsteem muutub palju tundlikumaks ja hakkab reageerima kahjututele stiimulitele, nagu näiteks õietolm. Aga kuna samal ajal on toimunud ka suur muutus meie toitumises, nii et me tarvitame palju põletikku tekitavaid toite, siis reaktsioonid nendele tavapäraselt kahjututele stiimulitele, mis ka muidu oleksid üsna leebed, on muutunud väga tugevaks meie kehas. Kui me vaatame ajaloolisi terviseajakirju, siis mõnikord me näeme seal selliseid inhalaatoreid, mis on nagu sellised pisikesed auruinhalaatorid, millega raviti astmaatikuid 19. sajandil. Sinna pandi soe vesi sisse ja siis astmaatikud hingasid seda auru sisse. Need illustratsioonid on tavaliselt toodud sinna selleks, et näidata, kui naeruväärselt algelised olid meditsiini töövahendid vanasti ja kui edasi jõudnud ja peened on need ravivõimalused täna. Aga kui me vaatame ajaloolisi andmeid, siis me näeme, et 19. sajandil esines astmat väga harva ja see oli ka suhteliselt leebe. Seega needsamad tavalised auru sisse hingamiseks mõeldud inhalaatorid olid enamasti täiesti piisavad selleks, et astmaatik uuesti tagasi tööle või siis koolipinki saada paari minuti jooksul. Astma esines, aga ta oli esiteks harv, teiseks leebe, sest inimeste toit sisaldas suurel määral 3 ja 6 beetaglükaane, nii et immuunsüsteem ei olnud ülereageeriv. Ja loogiline, miks oli piisavalt 3 ja 6 beetaglükaane toidus, siis meie esivanemad sõid kuni veel üsna hiljutise ajani väga põletikuvastasel viisil. Tänapäevased uuringud on näidanud, et 3 ja 6 beetaglükaanid, kui neid kasutada toidulisandina, on väga efektiivsed, vähendamaks erinevate autoimmuunhädade, haiguste esinemissagedust või sümptomite esinemise tõsidust. Minu kogemuse järgi, kui me kombineerime beetaglükaanid põletikuvastase toitumisega või toidulisanditega, siis see annab eriti efektiivse tulemuse. Näpunäide. Kui sa tahad otse kasutada pärmi, et saada sealt vajalikke beetaglükaane, siis hävita see enne ära, kui seda otse sööma hakkad, näiteks kuumuta see läbi
sest vastasel juhul hakkavad sinu kehas toimuma käärimisprotsessid. See ei ole nii tore, kui see kõlab. Ja kuna paljud inimesed on ka allergilised pagaripärmile, siis pigem ma soovitaksin kasutada juba eelnevalt kuumtöödeldud ja puhastatud beetaglükaani ekstrakti kui pagaripärmi. Soovitus. Selleks, et autoimmuun probleeme ennetada ja leevendada, toitu põletikuvastaselt ja võta kasutusele immuunsüsteemi moduleerivad beetaglükaanid oma toidus. Nii, lehekülg 61. Lõpetame lugemise ja järgmine kord jätkame nahatervise teemadel.